Kui sa teed järveuuringuid Antarktikas, siis on niisugune lugu, et üks põhiline asi, mis tuleb kohe algul ära teha, et tuleb profileerida veemassi. Et olles puurinud augu järve jääst sisse, siis on vaja mõõta jääalumiselt pinnalt kuni põhjani veetemperatuuri ja laustunud hapnikku. See ütleb väga palju järve ökoloogilise olukorra kohta ja ilma selleta tegelikult ei ole ka õiget taimu, kust kohast neid veeproove võtta. Minul on väga suured kogemused seda tüüpi aparaatidega Antarktikas. Kui ma esimest korda sinna siirdusin meteoroloogina, siis ma mõtlesin, et ma ainult sellega ei piirdu, et katsun neid järvi ka uurida, mis seal on. Ja ütleme sellise aparaadi üks vanem versioon, mida tegid Tartu elektrokeemikud Toomas Tenno ja Rein Marvet arendasid seda asja. Ja pärast Rein Marvet töötas Tallinnas ja mul oli au temaga mõnda aega koos töötada. Siis nad tegid neid hapnikumõõtajaid sellised just, et on võimalik lasta teda läbi vee, teatud sügavustel peatada korraks ja siis saad selle hapniku seaduse teada. Tol ajal käis hapniku mõõtmine hoopis keerulisem, võeti veeproov ja keeruliste keemiliste reaktsioonide manipulatsiooni käigus saadi see hapniku seadus teada, aga see on võrdlemisi mugav. Et igati soliidne riist ja praegu siis, ja sellel riistal on siis veel säilinud selle väljatöötaja Marveti nimi, ta on Marvet Junior. Nii et need aparaadid olid tol ajal ja ka nüüd niisugused täiesti eesrindlikud aparaadid, millega ei olnud häbi Antarktikas uuringuid teha.